Võistluste lõpust on nüüd 2,5 tundi möödas, aga ometi peale video vaatamist on tulemused natukene muutunud, et mis siis täpsemalt juhtus ja mis see lõppseis on? Kui täpselt ma siin nüüd rääkida saan, aga lihtsalt reeglitega tuleb olla nagu kursis võistlejate poole pealt ja siin juhtus kahjuks niimoodi, et me rääkisid siin videost, aga video on meil tõesti ainult üks, kuidas öelda siis, tunnistus või ütleme niimoodi, et me selle video pealt lihtsalt kontrollisime fakti. Et tegelikult juhtus see, et liider rikkus ühte lipumärguannet ja sellele kahjuks pidime reageerima ja liider kaotas 10 kohta. Ehk siis overallis täna ta ei ole meil mitte enam teine, või mitmest oli meil esimene, jah, vaid ta on 6. Etapi kokkuvõttes 6. Etapi kokkuvõttes, jah, sellest ma mõtlen. Et tähendab, et teises sõidus see juhtus, ta oli teises sõidus meil kõigepealt siis esimene ja nüüd ta kukkus 11. ja see viis ka siis overallis, ütleme, nädalavahetuse jooksul kokku siis 6. koha peal. Mis see täpne reegel on, mille vastu ta eks? Punkt 4.21, kui sa numbrid tahad teada, aga eesti keeles tähendab siis seda, et kui on lehvivad kollased või meditsiinilipud rajal, siis nende ajal ei tohi teha möödasõitu ega hüppeid ja kahjuks siis kõnel olev võistleja sooritas möödasõitu, mis siis oli nähtud kõikide officialide poolt nagu nähtud ja ka video pealt siis pärast hiljem tõestatud, et see on nagu midagi teha lihtsalt nii õnnetu lugu, aga nii läks. Aitäh!